No tšau, mul on võib-olla silmad vähe unisedel. Ärkasin hiljuti, tegin oma hingamisharjutused ära just ja olin natukene vaikuses ja siis kargas põmm. Seda tahan jagada. Mul tekkis järgmine valik toimus, järgmine otsus tuli. Ma nüüd teen seda. See otsus tuli. Olin nagu tühjuses, vaikuses. Järsku tuli teadmine. Tee seda või ma teen seda. Valik toimus ühesõnaga või selles suhtes. Kui võtame, mis asi on üldse valik, nagu kus maalt algab valik? Kui sa teed mingi valiku, kust maalt see valik algab? Otsa mõelnud nagu valiku algust. Et see valik, mis nüüd praegu toimus, see mõtisklus on olnud juba nagu väga pikka aega nii-öelda mul mõtetest läbi käinud seesama teema nagu. Ma ei mäleta, millal ta esimest korda oli ja millal see valik nagu alguse sai. Ja ühesõnaga ütleme, et kui me võtame näiteks selle, et ma olin nagu tühjuses, vaikuses, tegin oma hingamisharjutust ära, lõin teadvuse puhtaks ja mõtetest täiesti puhtaks, kõigest puhtaks ja siis ilmus mõte, mida teha. Kust ta tuli? Kust see valik tuli? Kust see otsust seda teha, see kaamera käima panna sellest meditatsiooni kohast, kust ta tuli? Kes see tegi seda? Kes selle mõtte pani mulle? Minu selles teadvusse, kust ta tuli? Kus see nagu mõtle nüüd, on tühi, jah? On tühjus. Ütleme, et on mingisugune akvaarium, jah? Ütleme, tühi akvaarium, seal ei ole mitte midagi sees. Järsku ilmub sinna akvaariumisse midagi. Sina vaatad seda tühja akvaariumit, aga siis järsku ilmub sinna tühja akvaariumisse midagi. Sa ei näe, kust ta ilmub. Nagu sa ei näe, aga sinna ilmus mingi ese. Vabalt vali mingi ese. Mis iganes ese sa valid või mingi asi, mis iganes. Tõenäoliselt sa valisid liblika või mingi linnu. On ju kummaline, kui sa nii hakkad mõtlema. Kui sa ei tea ju, sinu jaoks on see tühi akvaarium, aga järsku on liblikas sees. Mida pekki, kus see liblikas sinna sai? Kes selle liblika tegi sinna? Mis asja? Ma mõtlen, et kui sina ei kontrolli seda, kust tuleb sulle sinu järgmine otsus või valik. Sa ei kontrolli. Ütleme nii, tee järgmine valik. Nii, mõtle, pane silmad kinni ja nüüd tee ükskõik mis valik. Kas sa lähed, jood vett või pesed hambaid või sööd õuna või mis iganes. Tee järgmine valik. Aga niimoodi, et sa ise praegu sa ei tea seda valikut. Sa ei tohi teada. Praegu sa ei tea seda valikut, mis sa teed. Aga tee katse lihtsalt, vaata, kuidas see valik toimub. Kes seda teeb? Kes selle valiku teeb? Kus see valik tuleb? Oled vaadanud nii lähedalt, kust tuleb valik? Kes teeb sinu valikuid? Nagu sina elad oma elu ja sa elad oma elu. Võib-olla oled maailma õnnelikum oma eluga, võib-olla oled ilges pasas. Kes neid valikuid teeb? Kus need tulevad? Valikud ju määravad sinu saatuse. Kus nad tulevad? Sul on õigus teada,
kust tulevad valikud, kui see määrab nii suurt rolli sinu elus, kust ilmub sinu teadvusesse järgmine valik, mille sa teed? Ja sa ei tea, kus kohast ta tuleb. Kes see juhib su elu siis? Kes see korraldab sinu elu? Kui sa ei tea, no vaata, sa ei saa teada oma järgmist valikut. Sa ei saa teada. Enne kui see on tehtud, enne kui see on toimunud. Enne kui keha liigub. Enne kui keha hakkas liigutama. Enne kui mingisugune, isegi enne kui, mõni võib öelda, et valik algas siis, kui keha hakkas liigutama. Mõni võib öelda. See, kui keha hakkas selles suunas liigutama. No see on ikkagi, see ei muuda midagi. Ja. Kui palju teadlikkust on, ma arvan, nendes valikutest, kui palju teadlikkust on nendes valikutes, näitab, et kui palju on Jumalat selle valiku taga nagu. Loojat, kui palju on loojat selle valiku taga, kui palju teadlikkust on. Teadlikkus äkki ongi siis looja või Jumal, või me jällegi, me kasutame mingisuguseid nimesid lihtsalt, et viidata millegile. Me võime öelda armastus, me võime öelda tõde, me võime öelda Jumal, me võime öelda looja, me võime öelda kõrgem intelligentsus. Me viitame millegile, need on sümbolid, ärme lähme palun sümbolite pärast tülli. Ma viitan millegile. Mis sina arvad? Kes juhib sinu elu? Kes see toodab sulle valikuid? Kes see viskab sulle neid valikuid ette? Ja kust maalt algab sinu valik? Sinu valikud sõltuvad sellest, mis minevikus on toimunud, sinu isikliku loo minevikus äkki. Võib-olla panna keegi teine sinu positsioonile, teine mõtleb, Jesus Christ, mis valiku sa tegid? See on ikka väga tobe valik, väga rumal valik. Või mõni võib öelda, et mina poleks küll sinu asemel osanud teha sellist valikut. See on geniaalne. See on äärmiselt geniaalne. Mis sa arvad sellest? Äkki me mõtleme, et äkki meie kontrollime oma elu nii palju, et mina ise teen kõike. Mina võitsin selle võistluse ära, ma võtan kogu au endale, teie olete kõik sitakotid, sest mina võitsin. Ja siis mingi hetk tehakse natukene alandlikumaks inimene. Kuna ta võttis au liiga julgelt endale, nagu et tema saavutas midagi. Seepärast on, et alandlikkus säilitada, mina püüan küll kõik au. Ma olen nii palju nendesse uhkuse pangedesse astunud, et ma eaga annan juba au ära. Eaga ma annan au ära. Ma ei taha endale seda. Kui tuleb mingi geniaalne idee, siis ma ütlen lihtsalt, mulle tekkis mõte. Mina ei mõelnud seda mõtet välja, see tekkis mulle. Ja ma ei taha selle geniaalse lahenduse eest seda au endale, kuna see nagu tekkis mulle. Ma ei näinud ilgelt vaeva, et see mõte või idee või valik mulle ilmus. Ma ei teinud selleks mitte midagi. Ma ei taha seda au endale. Viimasel ajal päris hästi närvisüsteem või üleüldse kogu selline kõvem tervenemine on toimunud või puhastus
või kuidas iganes keegi tahab nimetada. Nagu hästi palju rahu on sisse tulnud. Nagu ei tunnegi ära peaaegu ennast. Nagu täiesti teine hingamine on. Võrreldes sellega, mis talvel oli. Talvel ka üldises joontes nagu ei olnud väga hull, aga lihtsalt ütleme nii, et selle teadmatusega ma järjest rohkem saan sina peale. See elu usaldamine ja teadmatus on sõbraks saamas. Nagu ma saan järjest rohkem aru, kui vähe ma tean. Ma hakkasin kirjutama sellest, kui vähe ma tean. Nagu see muudab ka alandlikuks. Kõik inimesed paugutavad pimesi. Nagu sa ei kujuta ette, kui pimesi kõik inimesed paugutavad. Käivad tähtsa näoga ringi, arvates, et nemad teavad täpselt, kuidas kõik toimub ja mida nad teevad ja kuidas see maailm käib. Saad aru, et kõik on täiesti pimedus. Kõiki juhitakse, aga kõikidel on selline mulje, et nemad ise organiseerivad kõike ja tellivad ise parimaid valikuid kataloogist, parimaid mõtteid tellivad iga päev kataloogist, igasuguseid asju. Inimesed arvavad, et nad teavad kõvasti rohkem, kui nad tegelikult teavad. Ei saada aru, kui suures pimeduses on ja mina järjest rohkem hakkan nagu aru saama, kui suures pimeduses ma olen terve elu olnud, ja olen siiamaani ja olen kuni lõpuni. Kui suures teadmatuses me tegelikult oleme. See on nagu praktiliselt mitte midagi me ei tea. Aga kõik toimib. Ilma selleta, et me mitte midagi põhimõtteliselt teame. Siin on mingi suurem jõud, mis juhib. Ma lihtsalt tahan öelda seda. Arvestades seda pimedust, kus me asume, seda teadmatust, siin need asjad ei saa muud moodi toimida, kui siin peab mingi väga, väga kõrge, väga võimas, ütleme siis intelligentsus olema kogu selle elu taga. Ma loodan, et sa tunned ennast hästi, et sul on samuti hea olla. Ma arvan, et suvel või sellisel kevade perioodil, kui loodus tärkab, siis ma arvan, et paljudel inimestel toimub selline, läheb elu, hakkab ülesmäge minema, et see on nüüd see periood, kui asjad hakkavad paremaks minema. Nagu kõik loodus ärkab, eluring hakkab nii-öelda stardib. Loodus siin hull möll käib, kõik paarituvad, siin munevad, poegivad, möllavad. Uus elu sünnib. Talveks mõtlen küll, võib-olla järgmist talve ei tahaks võib-olla Eestis veeta. Et läheks kusagile. Oleks talvel kusagil mingis teises kohas, kus on soojem kliima. Mõtlesime siin üks päev, et jumala äge oleks kusagil vetelpäästeks minna. Et kus on soojem kliima, seal nagu vetelpäästjana töötada sellel ajal. See oleks äge. See mulle meeldiks.
ja ma oleks jumala hea selles. vot, kuule, aga kõik head sulle, kõik head ja kõik, tähendab mitte ainult head, kõike parimat. ja et sul tuleks maru head valikud järgmisena mõttesse.